Teise maailmasõja ajal ja järel Läänemerre uputatud sadade tuhandete tonnide ründemürke sisaldava lahinguvarustuse konteinerid on läbi roostetanud ja kujunenud suure ohuallikaks. Nii tõdes täna Tallinnas rahvusvahelise fondi Puhas Läänemeri asutaja Moskva teadur Arnold Bork. 10 aastat tagasi valminud filmi Balti apokalüpsis esitledes rõhutas Bork, et sellega püüti juba tookord juhtida Läänemeremaade valitsuste tähelepanu ründemürkide massilise lekke võimalusele. Filmi õnnestus aga näidata vaid üks kord NATO sessioonil Norras. Näiteks Venemaal võeti see viimasel hetkel terekavast välja. Nüüd pöördutakse Euroopa rahvaste ja rahvusvaheliste organisatsioonide poole üleskutsega astuda Läänemere ohutuse tagamiseks reaalseid samme. Samuti kutsutakse Venemaa ja Saksamaa valitsusi üles mitte alustama gaasijuhtme rajamist enne, kui on tehtud sõltumatu rahvusvaheline ekspertiis ja muudetud Läänemere põhi ohutuks. Selleks on Borgi hinnangul vaja matmispaigad sarkofaagidega katta. С другой стороны, потребуются очень серьезные финансовые вложения для того, чтобы эта проблема была решена. Поэтому, безусловно, общественные организации, фонды, они как бы являются катализатором для принятия решения в целом. Но сам процесс демилитаризации, поскольку он носит очень сложный характер технический, потребует серьезных финансовых вложений, это должно решаться уже на государственном уровне.